Tere, armas teeline! On hea meel jälle alustada uut mõtisklust. Ja täna kavatsen rääkida Uues Testamendis väga laialt levinud konfliktist ja eriti sellest, millest räägib Joosua raamat. Piibel väidab, et Jumal on konfliktide algataja. Laseme püharigel rääkida. Joosua 6. peatükis öeldakse: Jehova ütles Joosuale: vaata, mina annan sinu kätte Jeeriko ja selle kuninga ning võitlusvõimelised sõjamehed, vaprad mehed. Joosua 8. peatükk. Jehova ütles Joosuale: ära karda, ära kohku, võta enesega ühes kõik sõjamehed, asu teele ja mine üles Aisse. Vaata, mina annan sinu kätte Ai kuninga ja tema rahva, samuti tema linna ja maa. Joosua 10. peatükk. Aga kui nad Iisraeli eest põgenedes olid Beet-Horoni nõlvakul, siis heitis Jehova taevas nende peale suuri kive kuni Asekani, nõnda et nad surid. Neid, kes surid rahekividest, oli rohkem kui neid, keda Iisraeli lapsed tapsid mõõgaga. Ja kogu loetud teksti rida tõstatab ainult küsimusi. Järgnevaid. Kuidas ühildada armastava, armulise, halastava ja pikameelse Jumala iseloomu verevalamise ja sõjaga? Kuidas mõista, et Jumala valitud rahvas Vanatestamendi ajal nii toimis? Kuidas mõista seda ilma Vanatestamendi usaldusväärsust, autoriteeti ja ajaloosust kahjustamata? Piibel räägib meile, et kaanalaste süüteod olid kasvanud väga suureks. Neil oli antud katseaeg, kuid selle jooksul nad ei olnud midagi head ette võtnud. Jumal oli kõige selle juures kohtumõistja. Siin me näeme ka iga inimese isiklikku vaba valikut. Nad jäid ilma kõigest. Nad jäid ilma võimalusest olla päästetud. Kuid need teemad on järgmise mõtiskluse teemad. Tänases osas ja mõtiskluses tuleb juttu sõjalisest konfliktist, mis on suure võitluse üks ainukene osa. Issand on sõdalane, ütleb Piibel. Jumala soov võidelda oma rahva eest, sellest räägib pühakiri. Meie peame olema vait ja uskuma temasse. Aga Iisraelil, nagu me Piiblist loeme, sageli puudus usk. Neil puudus see usk, mida nad pidid õppima, asudes ise võitlusse, et usaldada saab ainult Jumalat. Joosua 10. peatükis öeldakse: ei enne ega pärast ole olnud selle päeva sarnast, et Issand oleks võtnud kuulda ühe mehe häält. Aga Issand sõdis Iisraeli eest. Joosua 5. peatükis öeldakse: ja Joosua, olles Jeeriko juures, sündis, et ta tõstis oma silmad üles ja vaatas, ja ennäe, tema ees seisis üks mees, paljastatud mõõk käes. Ja Joosua läks tema juurde ning küsis temalt: kas sina oled meie või meie vaenlaste seltsist? Siit esimene järeldus. Enne, kui midagi ette võtad, otsi jumalikku juhtimist. Enne, kui võtta üle linn, juhtida oma rahvast, liikuda edasi vastavalt jumalikule korraldusele, enne kui üldse mingitki otsust langetada. Kas on see ka sinu igapäevane tava? Kas on see sinu harjumuspärane osa nii toimida? Teine järeldus. Tunne oma oponenti või sõpra. Saa teadlikuks, kellega sa võitled. Tea, kes on sinu sõbrad. Kas nad moodustavad sinu seljataguse? Tea, kellega sa vastamisi seisad. Joosua 5. peatükis. Ja tema vastas: ei, vaid mina olen tulnud kui Jehova sõjaväe vürst. Siis Joosua heitis silmili maha ja kummardas ning küsis temalt: mida mu issand räägib oma sulasele? Siin kasutatakse sõna ülemjuhataja ehk sõjavägede juht, heebrea keeles sõna sar.
ja piiblis tõlgitud kui kapten, maavalitseja, väejuht, pealik, juht, vürst ja ohvitser. Siin Joosua raamatus 2 korral kasutatud Kristuse kohta ja Taanile 8. peatükis samuti, kus öeldakse vägede vürst. Issanda väejuhataja, see oli Jeesus, keda Joosua kummardas, vägede ülemjuhataja. Issand keeldub astumast Joosua määratletud kategooriasse ja ta vastab ei. Kui Joosua küsis, kas sina oled meie poolt või meie vastu. Teisisõnu, küsimus ei ole selles, kas ta on Joosua poolel, vaid hoopiski selles, kas Joosua on tema poolel. Lisaks ei ole Issand ainult Iisraeli armeede ülemjuhataja, ta on taevaste vägede ülemjuhataja. Selles on iva. Prohvet Neemia ütleb 9. peatükis, sina, Jehova, oled ainus. Sina oled teinud taevad, taevaste taevad ja kõik nende väe, maa ja kõik, mis selle peal on, mered ja kõik, mis neis on. Sina annad neile kõigile elu ja taevavägi kummardab sind. 3. järeldus. Tunne ära, anna enesele aru sellest, keda sa teenid. Jesaja mõistis, keda ta teenis. Samuti mõistis Abraham, sest piibel ütleb 1. Mooses 17. peatükis, Abraham langes silmili maha Jumala kohalolu tõttu. Joosafat ja kogu Juuda ja Jeruusalemma elanikud heitsid Jehova ette ning kummardasid Jehovat. Ka ilmutamise raamatus Johannes mõistis, 1. peatükist loeme, kui Johannes taipas, et tema ees on Kristus, langes ta tema jalgade ette nagu surnu. Joosua mõistis, kellega on tegemist. Joosua kummardas Kristust. 15. salmis öeldakse, Joosua tundis ära Jumala kohaloleku, kummardas Jumala ees, võttis koguni sandaalid jalast. 4. järeldus, kuuletu Jumalale. Joosua just nii tegi. Joosua oli nüüd valmis saama käske taevaselt väe ülevalt. Tema veenis Joosuat, et Issand ise oli Iisraeli väe eesotsas, valmis Kaananit vallutama. Meie kuuletume ainult siis, kui mõistame, keda me teenime. Jumal oma halastuses ja õigluses kuulutas, et ei jää muud üle, kui Kaanani kultuurile teha lõpp. Nii religioossele kui poliitilisele süsteemile, säästes samal ajal selles kultuurikeskkonnas neid, kes usus vastasid tema pakkumisele armu saada. Ja selleks ilmekaks näiteks on Raahab ja tema perekond. See oli õiglane jumalik otsus ebajumala kummardamise süsteemile, samas kui Jumal jagas oma armu igaühele, kes seda igatses. Konflikt, mida me täna käsitleme, sai alguse taevas. See on kosmiline konflikt ja see on oluline mõista igale inimesele ka täna. Kui Joosua kohtus taevas olendiga, seega siis nagu me määratlesime juba Jeesuse Kristusega, Joosua 5. peatükis, siis ta küsis, kas sina oled meie või meie vaenlaste seltsist? Ja tema vastas ei, vaid ma olen nüüd tulnud kui Jehova sõjaväevürst. Joosua mõistis, et lahing on suurem kui see, millega tema silmitsi seisab. Ja selles ongi see iva. See on osa suuremast kosmilisest konfliktist. Ilmutamise raamat, piibli viimane raamat, 12. peatükk kirjeldab sõda taevas, kus Miikael ja tema inglid võitlevad lohe, see tähendab saatana vastu. Lohe, kes esindab saatanat, heidetakse taevast maa peale, nii ütleb piibel. See sõda ei hõlma ainult maiseid lahinguid, vaid ka vaimset sõjapidamist. Aga mis on sõja ideoloogiaks siis? Saatana mäss ei olnud ainult füüsiline võitlus, vaid ideoloogiate lahing. Jumal peab välja juurima mässu ideoloogia, see on Jumala eesmärk, mitte ainult mässaja enda. Ja piibel räägib meile ka selle konflikti ulatusest. Nagu ma mainisin, ilmutamise raamatu 12. peatükis räägitakse saatanast kui vendade süüdistajast.
kes heidetakse maa peale ja ta süüdistab omi nii päeval kui öösel. See on tema amet. Jeesaja 14. peatükis öeldakse, saatana soov oli saada Jumala sarnaseks. Ja see on kirjeldus kosmilisest mässust. Tihtipeale meie inimestena ei näe tegelikkust. Nii oli ka Eliisa päevil, kus teise kuningate raamatu 6. peatükis Eliisa sulane näeb neid ümbritsevad armeed. Nii nagu meie näeme tänapäeval tõusetuvaid probleeme ja igasuguseid segadusi, mida valmistatakse ette. Aga mida Eliisa palvetas? Et tema sulase silmad avaneksid. Ja siis, kui issand seda tegi, siis ta sulane nägi tulevankreid, mis viitab sellele, et Jumala väed on palju suuremad kui maised vaenlased. Aga pange tähele, kuigi lahing on kosmiline, on Jumal siin meiega täna, praegu. Tema on kohal. Ja millise järelduse saame siit teha? Kuigi kosmiline sõda on tohutu, meie oleme Jumalale olulised ja tema võitleb meie eest. Millise kokkuvõtte saame hetkel siin teha? Kosmiline lahing hõlmab ka meid ja meie ei ole tähtsusetud. Jumala vägi ja kaitse on suuremad kui ükski maine konflikt ja meie oleme tema jaoks selles suures sõjas väga kallid. Kui me lugesime äsja, et Piibel ütleb, et Jumal on sõdalane, mida see tähendab? Teise Moose 2. peatükis saame lugeda, alles hulga aja pärast juhtus, et Egiptuse kuningas suri. Ent Iisraeli lapsed ohkasid ja kaebasid orjuse pärast ja nende hädakisa orjuse pärast tõusis Jumalani. Ja Jumal kuulis nende ägamist ja Jumal mõtles oma lepingule Abrahami, Iisaki ja Jaakobiga. Ja Jumal vaatas Iisraeli laste peale ja Jumal mõistis neid. Samas raamatus 12. peatükis Jumal ütles, siis käin mina sel samal ööl Egiptuse maa läbi ja löön maha kõik Egiptuses esmasündinud, nii hästi inimesed kui loomad. Ja mina mõistan kohut kõigi Egiptuse jumalate üle, mina, issand. Aga veri olgu teil tundemärgiks kodadel, kus te asute. Kui ma näen verd, siis ma lähen teist mööda ja nuhtlus ei saa teile hukatuseks, kui ma löön Egiptuse maad. Ja 15. peatükis Piibel ütleb, issand on sõjamees, issand on tema nimi. Vaarao sõjavankrid ja väe heitis ta merre. Selle valitud võitlejad uputati kõrkja meres. Vetevood katsid nad vajusid kivina sügavusse. Issand, su parem käsi näitas oma jõudu. Issand, su parem käsi purustas vaenlase. Suurima üleolekuga sa rebisid vastased maha. Sa läkitasid oma vihaleegi, see põletas nad kõrtena. Su vihapuhang paisutas vee, vallina seisis voolus, vood tardusid mere südames. Vaenlane mõttes, aga ajan taga, võtan kinni, jaotan saagi. Mu hing täitub sellest, tõmban oma mõõga, oma käega hävitan nad. Sina puhusid tuult, meri kattis nad, tinana vajusid nad võimsasse vette. Kes on sinu sarnane jumalate keskel, issand? Kes on sinu sarnane, pühakute keskel ülistatu, kardetava kuulsusega imetegija? Egiptuses viibitud pika aja jooksul olid iisraellased unustanud oma esivanemate tõelise Jumala. Nagu nende kõrberännaku jooksul sageli näha, oli Abrahami, Iisaki ja Jaakobi Jumala tundmine tuhmunud ning nad olid seganud oma usutavadesse paganlikke arusaamu. Egiptlaste rõhumise all hüüdsid nad issanda poole ja issand sekkus õigel ajal nende heaks. Ometi oli Moosese 2. raamatu 1. 12. peatükis kirjeldatud konflikt suurem kui lihtsalt võimuvõitlus Moosese ja Vaarao vahel. Muistse Lähis-Ida sõjakäsitluse järgi peeti rahvastevahelisi kokkupõrkeid vastavate rahvaste jumalate vaheliseks kokkupõrketeks.
ja 2. Moose 12. peatükk kuulutab, et Vaaro üle kohut mõistes langetas issand üksiti kohtuotsuse Egiptuse jumalatele, nendele võimsatele teemonitele, kes seisid Egiptuse ängistava võimu ja ülekohtuse sotsiaalsüsteemi taga. Lõppude lõpuks peab Jumal sõda patuga ega luba sellisel võitlusel igavesti kesta. Kõik pattu langenud inglid on samuti ka kõik inimesed, kes on kindlalt ja pöördumatult samastanud ennast patuga. Piibel ütleb, et nad hävinevad, kuna Jumal teeb lõpu patule. Selle valgel tuleb võitlust Kaananimaa elanike vastu pidada eelmainitud võitluse varasemaks etapiks, mis tipnes ristil ja jõuab lõpule viimases kohtus, mil Jumala õiglus ja armastav iseloom süüst vabastatakse. Kaanalaste täielikku purustamist tuleb mõista piibelliku maailmavaate alusel, kus Jumal osaleb kosmilises konfliktis universumis olevate kurjuse esindajate vastu. Tegelikult on kaalul Jumala nimi ja tema iseloom. Kuna patt on saanud osaks inimese olemusest, ei saa keegi jääda erapooletuks. Saab olla kas Jumala poolt või kurjuse poolt. Sellise tagapõhja arvesse võttes peab kaanalastele lõpu tegemises nägema lõpukohtu eelvaadet. Suure võitluse tegelikkus võimaldab olla vaid ühel või teisel poolel. Aga kuidas teada, kummal poolel mina tegelikult olen? 139-aastase profi ajaloo jooksul on tõusnud pjedestaalile 38 tšempionit. Koguduse eksisteerimise ajal, nii Vana Testamendi kui Uue Testamendi ajal, on teada ainult üks tšempion. Ja Rooma 8. peatükk ütleb, mis me siis ütleme selle kohta, kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu. 2. Moose 14. peatükks aga Mooses vastas rahvale, ärge kartke, püsige paigal, siis te näete Jehova päästet, mille ta täna teile valmistab. Sest egiptlasi, keda te näete täna, ei näe edaspidi enam iialgi. Jumal sõdib teie eest, aga teie vaikige. Ja ta rebis rattad nende sõjavankritelt ning takistas nende sõitu. Siis ütlesid egiptlased, kuulake, põgenegem Iisraeli eest, sest Jehova sõdib nende poolt egiptlaste vastu. Milline oli aga Jumala algne ja ideaalne plaan iisraellaste sõjapidamisse kaasamises? Siin on ühendatud Jumala õiglus, ebajumala kummardamise süsteemi vastu ja Jumala armu osutamine iga üksiku vastu, kes seda igatseb. Aga siin mõningad äramärgitud punktid äsja loetud tekstidest. Ära lase ennast heidutada. Miks? Sest Jumal ütles, seisa paigal. Vaata, kuidas Jumal selle plaani välja töötab. Sest Jumal ütles, näe päästet. 3. tunnusta Jumala sekkumist. Sest Piibel ütles, tema teeb selle teoks. 4. võtta vastu jumalikult määratud hüved. Sest Jumal peab sind silmas. 4. meie tulevik on juba kindel. Miks? Jumal ütles, sa ei näe neid enam iialgi. 6. väldi enesekindlust. On see nii oluline? Just, Jumal ütles, issand sõdib sinu eest. Ja 7. ära ütle sõnagi, ära vaidle, sest Jumal ütles, ole vait. Sel kriisi hetkel, kui Iisraeli rahvas oli juhitud füüsilisse ummikseisu, vastas Mooses rahvale, ärge kartke, püsige kindlalt, et te näete päästet, mille issand teile täna toob. Egiptlasi, keda te täna näete, ei näe te enam mitte kunagi. Piibliloo kohaselt mõistsid isegi egiptlased ise seda tõsiasja, et nad ei saa Jumala vastu võidelda. Nad ütlesid, põgenegem Iisraeli eest, sest issand sõdib nende eest egiptlaste vastu. Ja veel Piibel ütles, et Jumal rebis rattad nende sõjavankritelt ning takistas nende sõitu. Ja nad ütlesid, põgeneme Iisraeli eest, sest Jehova sõdib
nende poolt meie vastu. Mida me siit näeme? Jumal teeb meie vastastel võimatuks meie üle võitu saavutada. Jumal teeb seda. Sest Joosua 1. peatükk kinnitab, ükski ei suuda sulle vastu panna kogu su eluaja. Nõnda nagu ma olin Moosesega, nõnda ma olen sinuga. Ma ei lahku sinust ega jäta sind maha. Siin me näeme Jumala imelist sekkumist abitute iisraelaste heaks, kes polnud sõjalistes oskustes väljaõpet saanud. Aga see räägib ju ka meist. Väljarännuku raamat oli eeskujuks Jumala sekkumisest Iisraeli pärast ja tema nimel. Siin ei pea lahingut mitte ainult Jahve, vaid Iisraelilt nõutakse, et nad ei võitleks. Jumal on sõdalane. Initsiatiiv kuulub temale. Tema kehtestab strateegia, tema määrab vahendid ja tema juhib tegevust. Kui Jahve Iisraeli eest ei võitleks, poleks neil mingisugust edu. Jumalata on võimatu võita. 124. psalmis saame lugeda, kui Jehova ei oleks olnud meiega. Nii öelgu Iisrael. Kui Jehova ei oleks olnud meiega, kui inimesed tulid meile kallale, siis nad oleksid meid elusalt neelanud, kui nende viha süttis meie vastu. Siis oleksid veed meid uputanud. Jõgi oleks läinud üle meie hinge. Siis oleksid ülbed veed läinud üle meie hinge. Tänu olgu Jehovale, kes ei andnud meid nende hammaste saagiks. Meie hing on nagu lind pääsenud linnupüüdja paelust. Paerad läksid katki ja me pääsesime ära. Meie abi on Jehova nimes, kes on teinud taeva ja maa. Kuulake, Jehovaga, Jumalaga oleme me immutamatud, me oleme uppumatud ja tuli ei saa meile midagi teha. Kuulake, kuidas prohvet Jeesaja seda ütleb. Aga nõnda ütleb Jehova, kes sind Jaakob on loonud ja kes sind Iisrael on kujundanud. Ära karda, sest ma olen sind lunastanud. Ma olen sind nimepidi kutsunud. Sa oled minu päralt. Kui sa lähed läbi vee, siis olen mina sinuga. Ja kui sa lähed läbi jõgede, siis ei uputa need sind. Kui sa käid tules, siis sa ei põle ja leek ei kõrveta sind. Pea alati meeles, raskus ei tähenda hävingut. 2. Korintuse 4. peatükk ütleb, meid rõhutakse kõikepidi, kuid ei suruta maha. Me oleme nõutud, aga me ei heida meelt. Me oleme tagakiusatud, aga me ei ole hüljatud. Me oleme maha vajutatud, aga me ei hukku. Me kannatame alati enestega Issanda Jeesuse surma oma ihus, et ka Jeesuse elu meie ihus tuleks ilmsiks. Jumala ideaalse plaani kohaselt ei pidanud iisraelased kunagi enda eest võitlema. Just nende uskmatuse tagajärjel, mida nad pärast Egiptuse väljarännekut väljendasid, lubas Jumal neile osaleda kaanalaste vastu peetud sõjas. Samamoodi ei pidanud nad Egiptuse väljarännaku ajal egiptlaste vastu ühtegi mõõka tõstma. Neil poleks kunagi olnud vaja Kaanani vallutamisel võidelda. Meie mineviku võidukas Jumal on meie tuleviku võidukas Jumal. 5. Mooses 7. peatükk ütleb, kui sa ütled oma südames, need rahvad on minust suuremad. Kuidas ma suudan nad ära ajada? Ära siiski karda neid. Tuleta ikka meelde, mida Jehova sinu Jumal tegi Vaaraole ja kõigile egiptlastele. Neid suuri katsumusi, mida sa nägid oma silmaga ja tunnustähti ja imetegusid ja vägevat kätt ja väljasirutud käsivart, millega Jehova su Jumal tõi sind välja. Nõnda teeb Jehova su Jumal kõigile neile rahvastele, keda sina kardad. Egiptusest väljamineku järel võitles Iisrael esimest korda siis, kui iisraelased kaitsesid ennast amalekkide eest. Sellest räägib 2. Mooses 17. peatükk. Iisraelased olid näinud oma silmaga Jumala kõikvõimsat väge mõlemal puhul, egiptlaste häda tuues ja Iisraelise vabadusse juhtides. Oleme näinud, et Jumala algse plaani järgi ei pidanud Iisrael võitlema teiste rahvastega.
Ent natuke aega pärast Egiptusest vabastamist hakkasid iisraelased teekonnal nurisema ja kippusid suisa kahtlema, kas Jumal on nende hulgas. Just sel ajal tuligi Amalek nendega võitlema. Tegemist ei olnud juhusega. Jumal lubas Amalekidel Iisraeli rünnata selleks, et nad õpiksid veel kord teda usaldama. Andmata oma põhimõtetest järele tuleb Jumal alla oma rahva tasemele ning kutsub neid pidevalt tagasi ideaalplaani juurde, milleks on täielikult ja jäägitult usaldama jumalikku sekkumist. Jumal andis neile käsud sõjapuhuks ja see anti õigupoolest alles pärast 40 aasta pikkust kogemust kõrbes, mille põhjustas ka Iisraeli uskmatus. Uued olukorrad nõudsid uusi toimimisviise ning alles siis tegi Jumal Iisraelile kohustuseks kaanalased täielikult hävitada. Lisaks tõsiasjale, et sõda muutus Iisraeli jaoks paratamatuseks, katsuti selle läbi ka nende ustavus Jumalale. Jumal ei loobunud rahvast, ent Jumal lubas neil olla tema võimsuse tunnistajad kogemuse kaudu, millest nad temast täielikult sõltusid. Iisraelist osalemine vallutustes tuleneb ilmselgelt esile järelduses, mille Joosa oma raamatu lõpus esitab. Siin öeldakse, et kaanalased võitlesid iisraelaste vastu. Kuigi Jeeriko müüride kokkuvarisemine oli Jumala ime, tuli Iisraeli rahval lahingus aktiivselt kaasa lüüa ja seista silmitsi linnaelanike visa vastupanuga. Iisraeliste osavõtt sõjategevusest kujunes viisiks, kuidas arendada tingimusteta usaldust Jahvee abisse. Ometi tuletati iisraelastele alati meelde, et iga lahingu tulemus oli lõpuks Issanda käes ja nemad said sõjalise kokkupõrke tulemust mõjutada ainult sellega, kas neil oli Issanda tõotustesse usku või neil ei olnud seda usku. Valiku langetasid nemad. Kui universumis tõusis vastuhakk Jumala ülemvõimule, jäid alles järgnevad võimalused. Esiteks, Jumal kas lakkab olemast see, kes ta oma olemuslikult muutumatult ja igavesti on, ning teiseks annab kogu universumi juhtimise üle tema loodud mässulisele olevusele või teiseks jääb ta kõige olemasoleva pühaks, õiglaseks, armastavaks ja heldeks isaks. Piiblitunnistuse kohaselt tegi Jumal teise valiku. Sel juhul oli kurjuse jõudude ja tema väevaheline kokkupõrge vältimatu. Kui poliitilised või ajaloolised ühiskondlikud võimud ühendatakse kaootiliste ja mässumeelsete kosmiliste jõududega, kes ilmutavad sama trotslikku suhtumist Jumalasse, astub vahele tema, vääramatu väe universumi issand. Jumala kui sõdalase motiiv on eeltähendus ülimast võidust, mis teeb viimaks lõpu hea ja kurja vahel toimuvale kosmilisele võitlusele. Peale selle, et Iisraeli jumalikud sõjad lasevad heita pilku kosmilise konfliktile, on need sama võitluse lahutamatud osad, mis võimaldavad praegusel ajal aimata Jumala lõplikku kohtuotsust. Jumalast antud eesõiguse ja kohustusena pidid nad minema tõotatud maale Jumala määratud ajal. Nende tahtliku vastuhaku tõttu oli tema lükanud nüüd tõotuse täitumise edasi. Jumala eesmärk polnud maa sõjaga vallutada, vaid see saada hoopis nende täpse kuulekusega tema korraldusele. Aga midagi ei ole muutunud ka tänapäevaks. Kõik, mida issand on meile valmis pannud, on meile kättesaadav siis, kui meie oleme kuulekad üksnes temale. Jäägu see kõrvu kõlama ka järgnevaks nädalaks peatse kohtumiseni.